ELKA vaimulike konverents, mis sellel aastal kandis pealkirja Tervist, toimus Tartus. Jumalateenistused leidsid aset Tartu Jaani kirikus ja seminarlik osa toimus siin Tartu Ülikooli peahoones ja peahoone kõrval asuvas õppehoones. Üle Eesti erinevatest kogudustest jõudis Tartusse kokku üle 100 vaimuliku. Me oleme siin Tartu Ülikooli ringauditooriumis, kus äsja veel oli rahvast palju ja need inimesed, kes siin olid ELKA vaimulikud. Siin lõppes ELKA vaimulike konverents ja mul on nüüd hea meel, et vestluskaaslaseks on assessor Anti Toplan, kes on vaimulike konverentsi juhatuse esimees. Äsja juhatus eesotsas esimehega võtsite vastu peapiiskopi kiituse, tänu ja peapiiskop rääkis tegelikult kõigi meie sellest konverentsist osavõtnute nimel. Need päevad olid tõesti hästi sisukad, aga nüüd ma küsin tagasisidet siis sinult. No selja taga on terve aasta ettevalmistusaega peale nüüd uue juhatuse valimist. Me teame, mida selle aasta jooksul on toimunud ühiskonnas ja maailmas ja Euroopas. Me oleme pidanud iga kuu füüsilise töökoosoleku ja eks see töö väljendub ka nendes 2, meie jaoks ka 3 päevas, sest me ise olime siin päev varem kohal. Ja see on nüüd üks selline läbilõige kõigist nendest võimalikest teemadest, mida arutada, mida läbi rääkida. Ja siin tõstatub nagu 2 peamist teemat. Üks on see üldine teema, tervis ja sellega seonduv ning ka siis turvalisus ning ka mitu hääletust, traditsiooniline aasta vaimuliku valimine, mille üle rõõmustasime, et pooled praaskonnad esitasid oma kandidaadid ja valitu üle on meil hea meel, kelleks on valla Ehosalu, ju väga erakordne vaimulik, aga ka teised 5 kandidaati olid väga väärikad ja ausalt öeldes väga keeruline oli valida. Ning siis nii esimese kui teise päeva peajumalateenistuse ühtlustamise ettekanne, arutelud, sõnavõtud ja hääletamine läbisid neid 2 päeva tihedate pausidega, nii et söömiseks oli aega, aga jutu ajamiseks natuke vähe aega. Et see on alati ka nende konverentside häda olnud, et on väga palju asju püütud panna päevakavasse, aga rohkem võiks olla õhku sees. Muidugi erakordne koht Tartu Ülikool, hotell, peahoone, auditoorium, Tartu Ülikooli kohvik, et kõik need on seadnud sellele konverentsile täiesti omalaadse raami, aga mõnes mõttes me oleme tagasi tulnud siis juurde ehk vaimulike konverents. Omal ajal usuteadlaste konverents on saanud kokku ju algselt Tartus ning 90. aastate alguses ka mitmed aastad järjest on Tartus kogunenud. Juhatus saab nüüd arutada, kas me jätkame Tartus, tundub, et inimestele meeldis või me läheme ka kuskile nii-öelda väljapoole linnu, sest alati on ka see, et kõiki vaimulikke kokku saada, on ju ikka tegemist ja kiusatus on ka eriti teisipäeva õhtul hakata juba varem koju minema, aga meil oli isegi päris palju inimesi kuni lõpuni kohal. Ja, et on võimalik meelde tuletada, et rida aastaid on vaimulikud kogunenud mõnes Eestimaa kaunis kohas, ümbritsetud ilusast loodusest, et nüüd tulla Tartusse, see oli nagu formaadis muutus teatud mõttes ja mul on meeles, võib-olla mitte õigesti, aga meeles, et te arutasite võimalust, et 1 aasta on kokkusaamine linnas, näiteks Tartus ja teine aasta on siis jälle rohelusse või loodusrüppe minek. Kas see on veel küsimärgi all? Ei ole. See kõik võimalused on, nagu öeldakse, laual. Et palju sõltub ka vaimulike ehk osalejate endi tagasisidest, mida on iga aastal tähele pandud. Ning see on üks võimalus tõesti, et minna 1 aasta loodusesse. Me oleme varem käinud aastaid Nelijärvel või Rogosil ja teistes paikades ja ka linnades oleme olnud. Tõesti oleme püüdnud natuke suuremat linna ehk Tallinna vältida, et Tartu on siin teatavas mõttes erand. Ja sellest juba peatselt annab juhatus teada vaimulikele, kus siis toimub järgmise aasta konverents.
Jah, kui vaimulikke küsitleda, mida Eesti Kirik siin tegi jooksvalt, et milliste ootustega tullakse vaimulike konverentsile, siis mis siin nüüd salata? Esimene ootus ja põhjus ongi kokku saada. Et nii hea on vaimulikel, kes tihti toimetavad omas koguduses, omas kirikupiirkonnas, tulla nüüd kokku ja saada jagada rõõme muresid. Nii et see vist on see kõige kandvam osa, aga vaimulike konverentsi võimkonda jääb ju tõesti ka nendel kõige tõsisematel ja kirikuelu suunavamatel teemadel mõtteid vahetada ja otsuseidki vastu võtta ja ka tänavune konverents siis tegelikult selles väga tihedas sisus kavas oli kandev punkt, mida sa ka nimetasid, siis peajumalateenistuse kord. Palun anna tagasisidet selle otsuse sisust, et mis täna ära otsustati EELK vaimulike poolt vaimulike konverentsil? Kui püüda seda aastaid kestnud arutelu nüüd lühidalt kokku võtta, siis on tegemist sellel aastal vaimulike konverentsile saadetud meie piiskopliku nõukogu poolt vastu võetud nüüd juba enne koroona-aastaid tehtud otsusega, et me sooviksime liikuda ühtsema jumalateenistuse korra suunas. Et praegu meil kirikus 2 ametlikku korda, niinimetatud vana kiriku käsiraamat ehk agenda ning siis uus kiriku käsiraamat. Ja me näeme kogudusi neid kasutavat umbes pooltes kogudustes. Nüüd paari aasta pärast peaks välja antama uus kiriku laulu- ja palveraamat ning on loomulik, et sinna lisadesse saab ka ära trükitud ühtne jumalateenistuse kord või kava. Kuna meil on need suured erinevused, siis nüüdne vaimulike konverents soovis panna nii-öelda meelsushääletusele küsimuse, et kas me võiksime nende 2 jumalateenistuse alusel liikuda ühtsema jumalateenistuse korra suunas nii, et lauluraamatut kasutades me võiksime pidada jumalateenistuse kas ühe või teise kasutusel oleva jumalateenistuse korra sarnaselt jumalateenistuselt nii, et ta on kuidagi ühtede kante vahel, väikeste erisustega. Ja selline hääletus ja konverentsi liikmed olid üldiselt seda meelt, et me võiksime tõesti liikuda valdavalt ühtsema jumalateenistuse korra suunas, aga erimeelt oldi selles, et kas seda nüüd teha nii-öelda vana käsiraamatu alusel või uue kiriku käsiraamatu alusel. Ja hääletus esimeses punktis, mis küsis, kas me oleksime valmis liikuma, oli valdavalt üksmeelne. Ja küsimus teises punktis oli, et siis kas me võiksime nagu ühtse jumalateenistuse korra poole liikuda, millistel alustel, kas vana või uue käsiraamatu järgi, seal läks enam-vähem hääletus pooleks, natuke jäi peale see pool, et me võiksime sellega edasi tegeleda. Ja see on andnud siis nüüd õiguse piiskoplikule nõukogule seda asja edasi arutada, tuletan meelde, sinna kuuluvad kirikuvalitsuse liikmed, piiskopid ja praostid ning kaplanaatide esindajad. Tõenäoliselt moodustatakse nüüd mingi töögrupp või rühm, kes siis hakkab sellist ühtsemat lauluraamatusse pandavat korda, mis ei ole eraldi liturgiline kord, vaid siis 2 võimalusest kokku pandud kava arutama, mis sinna sisse läheb, arvestades siis konverentsi liikmete poolt antud tagasisidet ja siin on loetletud vähemalt 8 erinevat erisust, mida peaks ka arvestama sellise korra puhul. Nii et kokkuvõttes võib öelda, et konverents andis volituse piiskoplikule nõukogule ühtsema jumalateenistuse korraga edasi minna, mis on iseenesest väga suur usaldus ja edasiminek. Sest kirik on kogenud üle aastate rahuliku debateerimise oskust, vaatamata erimeelsustele, mida ikka on igas valdkonnas, igal inimesel, on suudetud astuda oluline samm edasi. Seda on rõõm kuulda. Sa oled siin väga mitmes rollis, kirikuvalitsuse esindaja ja vaimulike konverentsi juhatuse esimees ja nii edasi, aga sa oled siin ka oma koguduse õpetajana. Et need olid sinu päevad. Millise laengu või sellise emotsiooni sa siit isiklikult kui EELK vaimulik
kodukogudusse naastes tagasi võtad või kaasa võtad? Kui me oma kodukogudustes koguneme pühapäeviti, siis me võime olla kas maakoguduses või linnakoguduses ning seal sõltuvad sellest, kui suured on kogudused, on kas rohkem või vähem inimesi. Tavaliselt pühapäeval kipub olema nagu pigem vähem inimesi. Ja me igatseksime, et oleks rohkem inimesi ja vaimulikud sooviksid näha teisi vaimulikke, isegi omas piirkonnas alati saada kokku, keegi jääb alati puudu. Mitte ka kõiki vaimulikke ei olnud täna siin koos, aga meid olid siiski üle 100 inimese ja kui need 100 inimest näiteks Tartu Jaani kirikus laulavad kirikulaulu või koraali, siis on see nagu laulupidu. Ja seda on mitmed inimesed nimetanud. Ma võib-olla ka laenan sinult seda arvamust, et vaimulikud soovivad kokku saada. Ma olen isegi kuulnud mõtet, et ükskõik mis on päevakavas, igal juhul on oluline kokku saada. Siiski päevakava on ka väga oluline. See emotsioon, mida ma kaasa võtan, ongi seotud sellise ühtse hingamisega, ühtse tunnetusega, et me oleme teineteise jaoks vajalikud. Me seisame tegelikult tõsiste küsimuste kriiside ees ja me võime teineteist usaldada, vaatamata sellele, et meil on väiksemates asjades või kõrvalistes asjades erinevad arvamused. 87 oli meid siis valimas. Esimese küsimuse puhul oli siis poolt hääli 74, vastu hääli 12 ja rikutud 1. Teise küsimuse puhul oli poolt hääli 46, vastu 41 ja rikutud 0. Nii et see algne variant läks siis läbi. Veed on küll sügavad, aga need ei uputa, sest sõna räägib. Jumal on meiega. Veed on küll sügavad, aga need ei uputa, sest sõna räägib. Jumal on meiega. Välja jagati 97 valimissedelit. Üks oli neist tühisedel, teised tulid siis tagasi ja kõige rohkem sai hääli Vallo Ehasalu. Vallo on meie kirikus väga eriline vaimulik ja temast räägitakse palju lugusid, aga ta ise räägib lugusid. Vallo on ka mulle, kes ma elan väga kaugel, rääkinud palju lugusid. Vallo ise on muutunud nende lugude osaks. Kes on kõige esimene inimene, kes läheb kirikusse hommiku vara ahju kütma? See on Vallo. Kellel on kõige rohkem raamatuid pastoraadis, see on Vallo. Kes oskab kõige rohkem keeli? Vallo. Täna ma kuulsin, et Vallo on omandanud rootsi keele. Kas see vastab tõele? Jah. Aga mitte mina üksi, vaid üks eelka vaimulik tuli minu juurde ja hakkas rootsi keeles rääkima. Nii et tema omandas enne või pärast. Minu jaoks on see juba vana uudis. Aga nüüd me palume, et Vallo paar sõna ütleb, kui sa just sõnatu ei ole. Sul on nii palju keeli, milles rääkida. Millest ma pean rääkima. Ja kõigepealt suur tänu teile tohutu usalduse eest. Ma olen natukene häbelik. Ma ei tea kohe, kuidas. Ma olen harjunud mõtlema, et aasta vaimulikud, need on sellised tublimad ja hakkama saajavad inimesed kui mina ja siis ma niimoodi mõtlesin, et teised on alati aasta vaimulikud, aga suur tänu, see muidugi liigutab mind väga. Mul on hea meel ajal, et Eesti Kiriku nimel soovida sulle õnne aasta vaimulikuks valimise puhul. Elva koguduse õpetaja Vallo Ehasalu. Mida see
kõrge tiitel sulle tähendab? Suur tänu. See tähendab seda, et ma olen seni juba aru saanud, kui väga kõik inimesed, kolleegid, koguduse liikmed, õppejõud, üliõpilased mind armastavad ja nüüd ma saan sellest veel rohkem aru ja olen nii liigutatud sellest, et tõepoolest nii väga kõik inimesed minu ümber hoiavad mind. Ja ma arvan, et üks põhjus, miks väga paljud otsustasid just sind teiste väga heade kandidaatide seast välja valida, on sinu oskus lugeda piiblit piibli algkeeltes. Kui ma nüüd praegu annaksin sellise ühelt poolt meelevaldse soovi või palve, et sa katsuksid selle suure piibli võtta kokku ühe lausega ja veel teha seda meie emakeeles, eesti keeles, mis see lause võiks olla? Nii suurt raamatut on raske panna ühte lausesse, seepärast, et piiblis on ju nii palju erinevaid kirjanduse liike, nii palju erinevaid viise, kuidas meile läheneda, aga eks see raamat räägib meile Jumalast, kes hoolib meist ja vaatab meie peale ja see raamat räägib meist endist, millised me inimesed oleme. Kas selles suures raamatus, mida me nimetame piiblist, on sul mõni osaraamat, mis on eriti meelepärane, hingelähedane, mida sa teistest piiblikohtadest sagedamini lihtsalt enda rõõmuks, kinnituseks lahti lööd ja ette loed? Ei, sellist kohta ei ole. Neid kohti ma avastan ikka uusi ja võib-olla vahel ka unustan mõne koha. Ja ma olen näinud küll mõnda inimest, kellel on piibliserv määrdunud just mõne koha pealt eriliselt ja siis mind on vahel huvitanud, et vaatan, mis koht see on, mida tema niimoodi rohkem loeb. Aga eks need on erinevatel eluperioodidel erinevad kohad. Sa oled päris mitmeid aastaid EELK vaimulik juba olnud. Kas kirik, see meie Eesti Luteri kirik, on selle aja jooksul ka muutunud ja kui siis, mis on need põhilised muutumise kohad? Olen ise ka koos kirikuga muutunud, ma kardan ja raske on muutustele hinnanguid anda. Ja vaimulike konverentsi päevakavas on üks oodatumaid päevakorrapunkte peapiiskopi ettekanne olukorrast kirikus. Ja see küsimus on nüüd väga raske, aga ma palun fokusseerida, et mis oli see põhisõnum, mida see esinemine siis oma vaimulikele püüdis väljendada. Ma ei oska hinnata, kas ta on kõige oodatum, aga iga kord see päevakorras on ja ma püüan tegelikult tajuda nii konverentsi teemat alati või lähtuda sellest, aga ühtlasi anda ka selline kiire võib-olla tagasiside või väikene selline repliik selle kohta, mis on parasjagu ühiskondlikult aktiivselt üleval küsimustena. Ja loomulikult ma rääksin tervise teemast, mis on ka konverentsi teema. Rääksin sellest, et me vaimulike tervis, ka vaimne tervis ei ole sugugi kiita. See teema üha enam ja enam tõstatub siis ka hingeütlikes vestlustes vaimulikega või ametivestlustes vaimulikega ja ega ma ei osanud anda väga palju lahendusi, lihtsalt tõdesin, et see puudutab meid ja see ei ole teema, mida me peaksime häbenema. Rääkisin ka sellest, et me elame äravatel aegadel või kogu ühiskond on justkui kannatamas ärevushäirete all. See puudutab seda perioodi, kust me tuleme, kui me räägime pandeemiast, aga ka Ukraina sõjaga seotult, põgenikekriisiga seotult ja lisandub siia selline poliitiline vastandumine valimiste eelsel perioodil, kuhu ka vaimulikud on kaasatud rohkemal vähemal määral ja ühtlasi ütlesin, et me ei tohiks kahe riigi õpetust ära segada ja terminoloogiat samamoodi, et kui me kasutame näiteks poliitilises kontekstis patu mõistet, siis me peame tõepoolest olema kindlad, et mida me
et me oleme täpselt selle sõnastusega, sest lõpuks oleme me kõik patused, nii valijad kui valitavad, kui ka need, kes valima ei lähe. Ja mõistlik oleks siiski need kaks asja rahus hoida. Rääkisin ka sellest, kuidas siis julgeoleku olukord meie kirikut on mõjutamas, mis võib ees oodata, kui ärevad ajad kestavad pikalt või kui ka peaksime kokku puutuma lähemalt sõjategevusega, siis mida ootab Eesti riik kirikut vaimulikelt ja mida me ise saame pakkuda. Ning loomulikult ka püüdsin innustada meie vaimulikkonda ja juhtida tähelepanu sellele, et oma karja eest hoolitsedes ei pea me niivõrd keskenduma müüride ehitamisele ja aia püstitamisel selleks, et karja kinni hoida, vaid allikate rajamisele, et karjal oleks seda vett, mida janune vajab. Ja see oli minu sõnum. Et vaimulike konverentsi teema tänavu on tervis ja sinugi ettekanne sellele teemale keskendus, fookuses oli piibel ja rääkisid sellest, kuivõrd piiblis on tervisest juttu kirjas. Nii see oli ja minu ettekanne oli esimene ja ma võtsin selle raske ülesande püüda terve piibli põhjal anda mingisugune ülevaade meie küsimustele ja siis ma lähtusin sellest, et ma ettekande alguses tõin sellise hüpoteetilise arvamuse, et mismoodi tänapäeva inimene üldse seda sõna mõistab. Kuna pealkiri oli tervist, mis on ka tervituse üks vorm, mida meie soovime, just kui me ei anna aru, siis see, et aluseks võiks olla see kujutlus, et äkki meie praegusel inimesel on Maailma Terviseorganisatsiooni niisugune definitsioon, et see on inimese vaimse, füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu niisugune heaolu seisund ja mitte ainult haiguse või häda puudumine ja siis, et tõenäoliselt see on kuidagi meil fooniks. Ja siis ma asusin Vana Testamendi vaatluse juurde, kus kõigepealt hakkab silma esiisade puhul pikk iga, toimekas iga, niisugune iga, kus inimene suudab tööd teha ja kohe teine aspekt, tal on lapsed. Ja siis on mõlemate puhul nõnda, et Vana Testament toob esile kummagi puhul, need ei lähtu inimesest, need on Jumala antud annid ja võimalused, nii pikk iga, nii toimekus tööd teha. Vana Testament ütleb, et ole rõõmus, kui sul on tervis ja võime tööga endale elatist teenida. See ongi ju tegelikult see, mida me tänapäeval nimetame nii tervelt või toimekaks eluks, et sa ei ole teiste hooldatav. Ja kui sul on lapsed, mõlemad on Jumala annid. Ja siis, kui me liigume edasi sinna testamentide vahelise aja juurde, siis on seal apokrüüfne kirjandus, kus Siiraki raamatus on juttu ka arstidest. Ja siis ma sain võimaluse tasakaalustada neid arvamusi, et mis meie tänapäeval jälle ühed usklike inimeste tüübid ütlevad, et arstiteadus teeb kõike, läheme arstide juurde ja siis on meie hulgas Eestis teised grupid, kes ütlevad, mis sa räägid arstidest, Jumal tervendab. Ja siis testamentide vahelise aja kirjandus toob nagu erinevate aspektidega lisa sellele Vana Testamendi vaatlusele, et tõepoolest Jumal on tervendaja, aga arst on siis Jumala tööriist, kui inimene kõigepealt usaldab Jumalat ja siis sellega tõttu võtab vastu arsti ja ravimtaimede ja meie mõistes, eks ole, apteekri kõik hea, sest seal on ka ravimtaimedest jutt, Jumal on ravimtaimed loonud. Aga siin on nagu see, et seda alternatiivvastatamist ei tohi teha. Ja muidugi Uue Testamendi juures me puutume kokku siis Jeesuse tervendustegudega ja eriti ka Johannese evangeeliumis nende ütlustega, kus Jeesus tegi kogu inimese terveks. Ja kui Paulus kõige varasemas kristlikus dokumendis esimeses Thessalonika kirjas umbes aastal 50 annab soovituse lahkudes, et rahu Jumal pühitseks teid, et kõik, mis teil on vaim ja hing ja ihu, oleksid hoitud laitmatuna issanda tulemiseni, siis see on see, mida lihtsalt tänapäeval teises keeles räägitakse holistiline vaatlus. On leiutatud uus sõna ja arvatakse, et see on midagi uut ja see ei ole uut, vaid tegelikult see piiblivaade inimesele, tervisele lähtub sellest Jumala inimese vahekorrast
inimese usaldussuhtest Jumala vastu ja siis on tegelikult kõik see, mida me nimetame füüsiliseks, vaimseks terviseks, hingeliseks terviseks ja koguduse ringis ka selleks sotsiaalseks terviseks. Seda nagu ei ole mõnikord tähele pandud, aga Uues Testamendis tuleb ka eriti Jaakobuse kirjast välja see, et lõpuks kogudus on see sotsiaalne keskkond, mis inimest aitab, teda toetab ja see on eriti ka psühholoogilises mõttes oluline. Muidugi kogudus saab ka ju aidata küttepuude ja füüsilisega, kui on koguduses keegi. Nii et me lõpuks leidsime seda, tulime sinna välja, et kõik, mida meie praegu 20. sajandi WHO sellest definitsioonist leiame, see kõik on üleküllasena piiblis olemas ja rohkemgi veel kui seal, sest vaimulik moment puudub vaimulikus mõttes selles maailma terviseorganisatsiooni omas. Ja sotsiaalses osas siin on meil ka kogudus. Nii et tervist kõigile! Me räägime tervisest. Tegelikult ühiskonnas on ju väga palju institutsioone ja inimesi, mis tegelevad tervisega. Mis on sinu arvates see unikaalne, mida saab teha ainult kirik? Kirik saab pakkuda inimesele igavest hingeõnnistust erinevalt teistest organisatsioonidest. Kirik saab aidata inimesel vaadata üle piiride ja toetada tema suhet Jumalaga või selle tekkimist. Ma siin prohveti sõnadega vaatama teil kõik uueks